Armu teile ja rahu Jumalalt me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on meile antud Johannese rõõmusõnumi 11. peatüki salmid 47–53. Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesuse ära tappa. Aamen. Alustuseks üks lugu. Üks noormees, ammusel ajal muidugi, otsis tõde. Ja keegi siis soovitas temale, et kui ta tõde leida tahab, et mingu mägedesse koopasse ja seal koopas on kaev ja hüüdku sinna oma küsimus. Kaev vastab. Noormees siis läkski mägedesse koopasse ja hüüdis oma küsimuse, mis on tõde, sinna kaevu. Ja kaevult tuli vastus, mine oma külaplatsile, siis näed. Noormees läks oma külaplatsile ja ta ei näinud eriti midagi. Seal oli ainult 3 müügiputkat. Ühes müüdi puutükke, teises metallitükke ja 3. peenikesi traate. Ja oligi kõik. Noormees oli küllalt pettunud, läks siis uuesti mägedesse kaevu käest aru pärima, aga seekord ei vastanud kaevast muu kui tema enda hääle kõla. Pikkamööda unustas ta selle kaevuloo. Ja ühel õhtul, kui ta oma külatänavat pidi kõndis, kuulis ta imeilusat kitarrimängu. Läks heli peale kohale, nägi tänavanurgal ühte üksikut kitarrimängijat ja nägi kitarri. Kitarr oli valmistatud puidust, metallist ja kitarri peal olid pikad peenikesed traadid keelteks. Siis sai mees aru, kõik, mida me vajame, on alati olemas. See ongi tõde. See kirjakoht siin valmistab ette meid eelolevaks Kristuse ristisurmaks, ülestõusmiseks ja jutustab seda lugu ka juutide valmistuse ajal. Paasapühad olid tulemas ja siis teeb Jeesus veel kõige hullema tüki, äratab Laatsaruse surnuist ülesse. Ja see paneb väga paljud inimesed tõepoolest Jeesust uskuma. Ja nüüd on variserid hirmus mures.
nemad peavad seda rahvast kuidagi haldama ja pühadeks tuleb tohutu hulk rahvast kokku ja siis on seal see Jeesus, kes võib selle asja ikka väga segaseks ajada, mässu õhutada ja äkki roomlased välja vihastada. No, ja siis tulevad roomlased ja lammutavad kõik ära selle ärritusega. See on hirm rahvajuhtidel. Midagi võib väga untsu minna, aga nad on ka väga mures iseenda pärast, oma positsiooni pärast. Ja siis Kaifas, sellel ajal siis ülempreester, ütleb prohvetlikud sõnad. Ise seda muidugi tollel hetkel teadmata, et parem on, kui üks sureb rahva eest, kui rahvas hukkub. Ta muidugi ei oska aimata, mida see kõik talle tuua võib või mida see kõik tuua võib. Tema läheb paasapühadel paasatalle ohverdama kõige pühamasse paika, sest tema on ülempreester. Aga ta ei mõista seda isegi, et ta teeb 2 ohvrit ja selle teise seal templi kõige pühamas paigas võiks ta rahulikult tegemata jätta. Seda pole tegelikult enam vaja, sest kõige tähtsam ohver Kristuse näol on juba olemas. Kui me näeksime seda, mida meil vaja on, et see kõik on olemas. Juutidel on olnud kõik see, mida nad vajanud on, alati olemas. Nende Jumal on nende jaoks alati olemas olnud, kättesaadav, mõistatav, kui nad oleks tahtnud. Ja ka nüüd, sellel hetkel on olemas meil Jeesus, aga ta ei ole mõistetav. Muidugi on Jumalal sellega seoses omamoodi plaanid. Sest kui Jeesus tuli kuulutama armastust, Jumala armastust, siis Jumal näeb, et see on vajalik, et see leviks laiemale ega ei jääks ühe rahva teadmiseks. Ja nõnda levitab ta armastust. Ja selle levitamise juures ei ole ka surm mitte liiga palju Jumala enese ohverdamine. Armastuse nimel, armastuse levimise nimel. Aga surm ei ole seal juures ka viimane, vaid sellele järgneb veel midagi erilisemat, ülestõusmine. Meie täna elame selles teadmises, et see kõik on olnud, see kõik on ka meie jaoks. Ja ometi oleme me ikka samasugused inimesed nagu alati. Ka meie kardame ja üritame maailma korraldada. Üritame kaitsta ennast, õigustada ennast. Üritame kaitsta võib-olla ka oma rahvast, oma tarkuse ja oskuste vahenditega. Jah, loomulikult on see kõik ka väga vajalik. Me peame enda kaitseväge arendama ja kõike muud tegema loomulikult. Samas teame me, kui palju me siis ikka vastu peame, kui asjaks läheb.
Ja ometi me teeme neid asju, mida me teha saame, aga selle juures on oluline, et me ei kaotaks ära märkamist. Me ei kaotaks ära seda mõistmist, millistes meie tegudes säilib armastus, millised meie teod suurendavad või rohkendavad seda, mis meil olemas on, Jumala armastust. Ja millised meie teod seda kahandavad, vähendavad meie võimalusi, suurendavad meie ebakindlust ja vähendavad meie rõõmu. Nõnda on meil siin paastu ajal taas ja taas vaja tulla tagasi selle küsimuse juurde. Kuidas ma märkaksin kas või seda sama 3 müügiputkat, kus kõik need detailid või elemendid, mida on vaja selleks, et kaunist hinge matvat muusikat teha, seal on kõik olemas. Et märgata seda, mis on minu elus olemas selleks, et teha rõõmu, suurendada head, suurendada armastust ja õppida neid omavahel kokku siduma, nii et sellest saaks üks helisev pilv. Sellest saaks midagi kaunist, millega on võimalik luua head. Nõnda siis see on meie igapäevane võimalus luua midagi erilist, luua midagi head